Tere! Mina olen Tiia Tammaru ja räägin täna kvaliteedist ja kvaliteedi juhtimisest. Olen selle teemaga kokku puutunud viimased mitukümmend aastat väga erineva nurga alt ja eelkõige oma koduülikoolis Tallinna Tehnikaülikoolis erinevates rollides ja ühtlasi ka nii koolitajana, uurijana, konsultandina, hindajana paljudes teistes koolides ja ka erinevates projektides. Teema on väga põnev ja huvitav, ei ole siiani ära tüüdanud, kuigi olen juba nii kaua ühes ja samas valdkonnas toimetanud. Ja loodetavasti suudan selle lühikese sissejuhatusega teemasse ka teid natuke inspireerida. Kvaliteet on olnud inimkonna ajaloos oluline juba väga kaua aega, kuigi mitte traditsioonilises kvaliteedi juhtimise tähenduses. Kui igaüks toimetas oma majapidamises ja valmistas endale vajalikku, ei olnud ka vaja rakendada tänapäeval valdavat kliendikeskset lähenemisviisi. See tekkis 18. sajandil seoses spetsialiseerumisega, kui oma ala meistrid pidid arvestama ka klientide vajadustega. Kvaliteedi juhtimine sai alguse seoses masstootmisega, kui protsessid hakkasid kontrolli alt väljuma seoses väga suure korduste arvuga. Ja sisuliselt ongi see kvaliteedi probleemide juurpõhjus, kui meil on väga palju erinevaid tooteid, inimesi, kliente, liigutusi, mida iganes, siis statistiliselt hakkab tekkima hajuvus ja ebastabiilsus. Tänapäevases tähenduses kvaliteedi juhtimine sai alguse pärast teist maailmasõda Jaapanisse, kus hakati kasutama terviklikumat lähenemist kogu organisatsiooni tegevusele, ei keskendatud ainult tootmisele ja lõpptulemusele. Ja jätkuvalt fookuses on alati kvaliteedi puhul olnud klient ja kliendi rahulolu, ehk siis eeldab ka kliendi vajaduste tundmist ja väljaselgitamist. Terviklik kvaliteedi juhtimine on see kontseptsioon või lähenemine, mis on olnud väga elujõuline ja jätkuvalt siis kasutusel erinevate kvaliteedimudelite ja koolkondade juures. Ja võib öelda, et viies kvaliteedi juhtimise generatsioon ei ole seotud ainult kliendi ja kliendi rahuloluga, vaid pigem ühiskonna vajaduste ja ootustega. Seda loetakse tuleviku kvaliteedi kontseptsiooniks, aga tegelikult on see tulevik juba praegu käes. Ja rääkisin palju siin tootmisest, tõepoolest on kogu see kvaliteedi lähenemine tootmisvaldkonnast alguse saanud, kuid juba väga ammu on ka edasi kandunud teenindussektorisse ja erasektoris ka avalikku sektorisse ja võib öelda, et selle sajandi algusest on siis kvaliteedi juhtimine oluline teema kõikides eluvaldkondades, kaasa arvatud ka näiteks tervishoid ja haridus. Kvaliteedil ei ole ühte ja ainsat kindlat määratlust, on palju erinevaid koolkondi, erinevaid arusaamu, aga kindlam on tugineda rahvusvahelistele kokkulepetele ehk standarditele ja rahvusvahelise standardiorganisatsiooni ISO järgi on kvaliteet kui määr, milleni objekti karakteristikute kogum täidab nõudeid. See on üsna keeruline definitsioon, kui seda esmapilgul lugeda, kuid seal on üsnagi olulised asjad, mida silmas pidada. Kõigepealt me saame rääkida kvaliteedist tõsisemalt siis, kui me suudame seda mõõta, ehk siis hinnata, kui suures ulatuses on meil erinevate huvipoolte ootused ja vajadused täidetud. Ja teiseks on oluline kokku leppida, mis on need olemuslikud karakteristikud, ehk siis need omadused, mille alusel tegelikult me kvaliteedi hindame, et kunagi ei tohiks piirduda ainult ühe
mõõtmelise lähenemisega, võtta mingi kvantitatiivne number ja öelda, et see nüüd iseloomustabki kogu kvaliteeti, vaid pigem siis vaadata erinevate nurkade alt teemale. Ja teine natukene keerukam termin selles definitsioonis on seotud nõuetega. Kui tavapäraselt mõistame nõudeid kui midagi kohustuslikku, siis see on ainult osa sellest teemast. Et lisaks kohustuslikele nõuetele tuleks silmas pidada ka nii-öelda avaldatud ootusi või vajadusi, see võib olla nii suuline avaldus kui tavapäraselt lepingutes kirjas, või siis võib olla ka üldine eeldus. Ja see on jällegi koht, kus erinevad osapooled võivad omada täiesti erinevat arusaama ja potentsiaalselt meil võib tekkida kvaliteediprobleem. Ideaalses maailmas on vajadused, ootused ja pakutav tulemus ehk toode või teenus kattuvad, aga väga tihti see nii ei ole. Tegelikult 100% ei olegi võimalik kunagi kvaliteeti tagada, sest nii ootused kui vajadused on pidevas muutumises ja see on nii-öelda liikuv sihtmärk, kvaliteet kui tulemus. Nii et vajadused ja ootused on siis need, millest tegelikult tuleks alustada ja veel on muidugi võtmeküsimus see, et kes on need huvipooled, kelle vajadusi ja ootusi me üldse silmas peame. Ja üldiselt võib öelda, et kvaliteedi juhtimine on suures osas huvipoolte ootuste juhtimine. Tsiteerides jälle ISO standardit, kus on siis kirjas kvaliteedi juhtimissüsteemide alused ja sõnavara, on siis huvipool ehk sidusgrupp, kas üksikisik või ka organisatsioon, kes siis võib ise mõjutada, olla mõjutatud või tunnetab ennast mõjutatuna mingist otsusest või tegevusest. Ja nüüd põhilised osapooled, keda kvaliteedi juhtimises käsitletakse, on kliendid ja tarnijad. Need sõnad ei ole alati väga suupärased kõikides valdkondades ja tegelikult ei peagi neid sõnu ilmtingimata kasutama. Oluline on siis see mõte seal taga. Ehk siis klient on see, kelle jaoks on organisatsioon loodud, kellele väärtust luuakse, ehk siis kes võtab vastu või saab mingi tulemuse ehk toote või teenuse. Ja tarnija on siis see, võib-olla nii organisatsioon kui tegelikult ka üksikisik, kes siis pakub toodet või teenust. Ja kui me räägime noorte valdkonnas, siis kõige olulisem huvipool ongi see noor inimene, kelle jaoks siis valdkond mingisuguseid teenuseid pakub ja väärtust loob. Ja kvaliteedi juhtimise mõistes on siis noor klient, kuigi seda sõna ei pea ilmtingimata kasutama. Et üks tore kvaliteedi mudel on pärit Euroopa kvaliteediorganisatsiooni kvaliteedivisioonist, mis juba tegelikult loodi paarkümmend aastat tagasi ja tegemist on siis täieliku kvaliteedi karumõmmiga, kus siis on erinevad kehaosadel nimetused aspektidest, mis on tervikliku kvaliteedi juhtimise puhul olulised. Nüüd aja jooksul on sellel karumõmmil mõned kehaosad puudu olnud ja ei ole kogu aeg olnud kõik need aspektid olulised, kuigi tänapäeval siis tõesti tervikliku kvaliteedi juhtimise puhul on need kõik vajalikud. Nüüd üks kehaosa, mis ei ole küll mitte kunagi ära kadunud, on professionaalsed oskused, mis ka vahel suure juhtimisega kipuvad meelest ära minema. Et tegelikult ei ole võimalik üldse mingisugusest kvaliteedist rääkida ilma professionaalsuseta. Kvaliteedi filosoofia on tegelikult väga tore ja aitab luua tähendust ja mõtestada, miks ja mida me teeme. Ja
lühidalt räägiks siis veel sellest, mis on selle tervikliku kvaliteedi juhtimise taga. Ehk siis inglise keeles on termin total quality management, koosneb siis 3 sõnast ja mõistest, et kõigepealt totaalsus ehk terviklikkus ja sisuliselt see tähendab sellist holistilist, kõikehõlmavat lähenemist ja organisatsiooni juhtimises see tähendab kõikide osalust, nii kõikide töötajate kaasamist, erinevate juhtimistasandite kaasamist, erinevate valdkondade ja funktsioonide kaasamist ja ehk siis terviku mõistmist ehk süsteemset lähenemist. Ja väga oluline on see, et vastutus kvaliteedi eest on selgelt määratletud ja on olemas omaniku tunne, et igaüks individuaalselt ka vastutab oma töö kvaliteedi eest, mitte see ei ole siis delegeeritud kuhugi spetsialistide või kas või ka juhtide tasandile. Nüüd juba olen korduvalt rääkinud kliendikesksusest, kvaliteedi all siis eelkõige käsitletakse kliendi vajaduste rahuldamist, kusjuures siis räägitakse nii välistest kui sisestest klientidest ja põhimõtteliselt on siis sisekliendid kõik organisatsiooni töötajad, kes on mõjutatud teistest ja ise siis mõjutavad teiste tööd, nii et see koostöö on ja mõtlemine, arusaamine ka sisemistest klientidest on kvaliteedi juhtimise üks alustalasid. Väga suurt osa muidugi mängib inimeste kvaliteet, nagu juba seal Karumõmmi professionaalsuse juures oli jutuks ja siin võib vaadata siis 2 poolt. Üks on tehniline pool, mida on võimalik siis arendada näiteks koolitustega, erinevate meetodite, tööriistade, oskuste arendamisega, aga võib-olla isegi olulisem on nii-öelda see inimlik loovus, uuenduslikkus, sellele soodsa keskkonna loomine, mis on sageli üsna selline kasutamata ressurss ja tegelikult aitaks kvaliteedi parandamisele oluliselt kaasa. Ja 3. komponent terviklikus kvaliteedi juhtimises on seotudki siis juhtimisega, kusjuures eristatakse ka juhtimist ehk nii-öelda haldamist ja eestvedamist. Management juhtimise tähenduses on seotud eelkõige protsesside ja süsteemide juhtimisega, eestvedamine inimeste juhtimisega ja kõik saab alguse tippjuhtkonna pühendumusest ja nii-öelda kohustumusest. Samas teine ots sellel lähenemisel on seotud võimustamisega ja otsustusõiguse delegeerimisega. Selleks, et selline lähenemine töötaks, on hästi oluline organisatsioonis valitsev usaldus. Aga kõik saab alguse siis eesmärkide selgusest, ehk siis organisatsiooni missiooni, visiooni, pikaajalisemate eesmärkide määratlemisest ja ka isikliku eeskuju kaudu juhtimisest, mis on omakorda väga tihedalt siis seotud organisatsiooni kultuuri ja väärtustega. Ja üks veel oluline aspekt juhtimise juures on organisatsioonides õppimisvõime, seda siis nii iseenda kogemusest kui ka teiste kogemusest lahtiste silmadega ringi vaatamise tulemusena ja on ka lausa selline uudissõna inglise keeles selle tähistamiseks nagu bench learning ehk siis võrdluse kaudu õppimine. Nüüd terviklik kvaliteedi juhtimine ehk TQM siis on oma juurtega Ameerika Ühendriikides, kes siis omakorda said inspiratsiooni Jaapanist ja American Supply Institute'i poolt loodud TQM-i käsitlus ehk mudel räägib sellest, et väga oluline on tasakaal erinevate valdkondade vahel. Ehk selleks, et meil tõepoolest oleks hästi toimiv ja kvaliteetne juhtimissüsteem, on meil vaja kvaliteedi teemat siis käsitleda ka organisatsiooni strateegias ja strateegilistes eesmärkides.
selleks, et see elluviimine õnnestuks, on vaja toetavat organisatsiooni kultuuri ja loomulikult oskus valida ja kasutada asjakohaseid vahendeid ja meetodeid ehk kvaliteedi tööriistu. Et aja jooksul on see tööriistakast tegelikult väga suureks muutunud, et on väga palju erinevaid vahendeid, lisaks siis standarditele ka palju probleemilahendusmeetodeid, hindamismeetodeid, analüüsimeetodeid. Nii et selleks, et oleks võimalik strateegilisi eesmärke ellu viia, tuleks ka siis tunda piisavalt hästi erinevaid võimalusi. Kvaliteedi juhtimine ei ole väga selline konkreetne asi sageli, vaid et on pigem selline printsiipide kogum, on erinevaid koolkondi, erinevaid lähenemisi, mis tegelikult väga suures osas kattuvad. Jällegi tsiteerides standardit, on välja toodud ISO 9000 standardisarjas siis 7 kvaliteedi juhtimise põhimõtet. Need on sellised universaalsed printsiibid, mis tegelikult kehtivad erinevates organisatsioonides, sõltumata sellest, kui suured või mis valdkonnas nad tegutsevad. Aga samas on siis ka palju erinevaid standardeid ja mudeleid, mis on siis arvesse võtnud konkreetse valdkonna eripära. Ja haridusasutuste jaoks on siis olemas ka üks ISO standard, mis on siis mõeldud kvaliteedi juhtimissüsteemi nõuete tõlgendamiseks haridusasutuse kontekstis. Eraldi noorte valdkonna jaoks sellist standardit küll ei ole, aga tegelikult need printsiibid on ka siis väga hästi kasutatavad mõlemas valdkonnas. Ehk siis kliendi kesksuse asemel on siis õppurite ja teiste kasusaajate kesksus, ehk siis noorte valdkonnas kindlasti noorte kesksus, visiooni eestvedamine, kaasamine, protsessikeskne lähenemine, parendamine, tõenduspõhised otsused ja suhete juhtimine, need on täpselt samad, mis üldised põhimõtted, aga lisaks on siis veel meile toodud ühiskondlik vastutus, kättesaadavus ja õiglus, eetiline käitumine ning andmeturvalisus ja andmekaitse. Kvaliteedi juhtimises üks enim kasutatud mudel on nimetatud PDCA ehk järjepideva parendamise ratas. Seda kasutatakse nii erinevate standardite, hindamismudelite, probleemilahendusmeetodite alusena ja see koosneb siis 4 etapist arendustegevuses. Kõigepealt siis tuleb planeerida ehk siis mõelda, millised on meie eesmärgid, oodatavad tulemused ja milliste protsesside kaudu meil on siis kavatsus neid tulemusi saavutada ja need peaksid olema siis vastavuses nii erinevate huvipoolte ootuste ja vajadustega ja samas järgima siis organisatsiooni enda juhtpõhimõtteid. Ja lisaks planeerimise faasis tuleb silmas pidada ka erinevaid riske ja võimalusi. Nüüd järgmine samm on lihtne, on nagu teoreetiliselt lihtne, praktikas kindlasti ülikeeruline, aga tuleb siis teostada ehk tehtud plaanid ellu viia. Ja 3. samm on kontrollimine või ka siis uurimine, milline on olnud meie tegevuse mõju ja selle saab toimuda siis, kui me kogume andmeid, ehk siis mõõdame, seirame oma protsesse ja tulemusi ja võrdleme siis neid tulemusi nii oma eesmärkide, nõuetega kui siis erinevate juhtpõhimõtetele vastavust. Ja oluline on siis ka neid tulemusi nii-öelda raporteerida ehk siis salvestada, et oleks võimalik analüüsi teha. Ja nüüd tulemuste analüüsi alusel tuleb otsustada, kuidas edasi, et kas samas vaimus jätkata või siis tuleb teha mingisuguseid muudatusi ehk siis algatada parendustegevusi. Nüüd kvaliteedi juhtimise puhul on oluline siis ka süsteemne lähenemine asjadele, mis tähendab seda, et me püüame näha erinevate
elementide, tegevuste, mõjude vahelisi seoseid. Ja nüüd kvaliteedijuhtimissüsteem ei ole mingi eraldiseisev nähtus, vaid ta ongi üks loomulik juhtimissüsteemi osa, mis on siis seondutav kvaliteediga, ehk siis püüab võimalikult hästi arvestada erinevate huvipoolte vajadustega. Ja see järjepideva parendamise ratas ehk PDCA tsükkel arengumootorina, seda on tihtipeale kujutatud siis sellise rattana, mis veereb mäest üles ja seda toetab siis standard või siis tegelikult juhtimissüsteem, kokku lepitud reeglid ja toimimisviisid. Nüüd PDCA tsükkel on arengumudel, mis siis tõepoolest veereb pidevalt edasi ja standardi ja süsteemi roll on siis toetada seda arengut ja see tähendab, et kui nii-öelda elu läheb edasi, siis on vaja ka siis seda süsteemi uuendada ja piltlikult öeldes siis seda tõkiskinga seal all edasi nihutada. Juhul, kui me seda uuendamist regulaarselt ei tee, siis süsteem ei täida enam oma toetavat rolli. Küll nüüd selleks, et toimuks areng, ei piisa sellest, et meil on kokku lepitud reeglid, vaid on vaja siis nii eestvedamist kui töötajate kaasamist, nii et see edasi liikuv jõud tuleb ikkagi eelkõige inimestest, lihtsalt süsteem peab siis kohanema ja ka kaasa minema. Ja kvaliteedijuhtimine on olnud siis algusest peale protsessi keskne juhtimine, mis tänapäeval on üldlevinud protsessi juhtimise nime all, kuigi ei ole siis nüüd alati võimalik panna võrdusmärki protsess BPM on siis see lühend Business Process Management ja kvaliteedijuhtimise vahele. Samas võib küll öelda, kvaliteedijuhtimine alati on protsessi juhtimine. Ja selle eesmärgiks on siis tõepoolest, kuna meil see kliendi kesksus on alati fookuses, siis ka peaksid klientidega seonduvad tulemused parandama ja kliendi rahulolu tõusma. See soodustab organisatsiooni sisest ja ka organisatsioonide vahelist koostööd ja üldiselt siis organisatsioonide sellist kestlikkust ja elujõulisust. Sisemiselt aitab protsessi juhtimine tõsta samaaegselt kvaliteeti, aga ka vähendada kulusid ja lühendada aega tänu sellele, et me püüame siis keskenduda maksimaalselt väärtust loovatele tegevustele ja ebavajalike asjadega mitte tegeleda. Ja see, et kogutakse andmeid, tehakse tõenduspõhiseid otsuseid, muudab ka organisatsiooni tegevuse läbipaistvaks ja jälgitavaks ning tagab ka kooskõla eesmärkide ja tegevuste vahel. Kui me nüüd protsessi keskselt organisatsioone vaatame, siis on põhimõtteliselt võimalik vaadata kahe nurga alt. Kas siis vaadata organisatsiooni sees toimuvaid tegevusi omavahelistes seostes või siis vaadata seda, kuidas toimub nimetatud kliendi teekond, ehk siis millised on need kokkupuutepunktid, mille alusel siis kliendi kogemus tekib ja mille alusel lõppkokkuvõttes siis me saame teada ka kliendi rahulolust ja sellest nii-öelda tajutud kvaliteedist vastavalt ka siis kliendi käitumisele, et kas ta tuleb tagasi, kas ta soovitab või siis mitte. Näiteks soovitusindeks on üks mõõdik, mida väga palju kasutatakse ka kvaliteedi hindamisel. Nii et kõik see lõpptulemus sõltub sellest, kuidas on siis tegelikult ja mis on toimunud siis selle kliendi teekonnal. Nüüd sageli, kui hakatakse kvaliteedi juhtimisega tegelema, siis võetakse vaatluse alla eelkõige oma sisemised protsessid,
mis on ka kindlasti äärmiselt oluline, et siis suurendada tõhusust, vähendada dubleerimist erinevate funktsioonide vahel, samas püüdes siis ka tuvastada neid kohti, kus on nii-öelda valge ruum, ehk siis ei toimu otseselt juhtimist või ei ole siis nagu selget vastutuse jaotust. Ja see vaade vahel võib siis ka ära unustada selle kliendi rolli, ehk siis halb stsenaarium on siis selline, et organisatsioon muudab oma protsessid oluliselt tõhusamaks, aga samal ajal siis kliendi elu ei lähe paremaks. Ja vastupidi, kui me ainult kliendi teekonnale keskendume ja samas oma sisemise protsesse ei tõhusta, siis võivad jällegi kulud oluliselt kasvada. Nii et üks selline optimeerimise koht on siis püüda nii see väline klienditeekonna vaade kui siis sisemine protsesside vaade omavahel kooskõlla viia ja neid koos siis optimeerida ja arendada. Ja kõige selle juures on kõige olulisem iga üksikisik, kes selles süsteemis töötab, ehk siis iga inimene peaks iga inimese töö peaks omama tähendust, ehk ta peaks siis looma mingit väärtust ja seda ka siis teadvustama. Oluline on siis see mõtteviis, et paremini toimivad protsessid siis, kui teatakse täpselt, millised on ootused ja vajadused, ehk siis nõuded, ja juhtida saab ainult siis, kui on ka olemas tagasiside, informatsioon selle kohta, kuidas läks ja mida on siis vaja muuta. Nii et kui jõutakse nii kaugele, et sellised väärtusahelad, kus siis igaüks oma rolli tajub ja vastavalt ka käitub, hästi toimivad, siis võib ka üsna kindel olla, et kvaliteet paraneb. Ja millest siis lõpuks alustada, ehk siis algatuseks alustada, kõigepealt siis tõepoolest tuleb ära kaardistada, kelle jaoks organisatsioon üldse eksisteerib, kes on need huvipooled, kelle vajadusi või ootusi täita tuleb, kuidas me teada saame, millised on need ootused ja vajadused, ehk siis tuleks uurida, ka prioritiseerida, ehk siis tähtsuse järjekorra panna, mitte kõik huvipooled ei pruugi olla ja ka ei ole võrdse kaaluga, aga küll pikas perspektiivis ei tohiks kedagi täiesti ignoreerida. Järgmine küsimus on siis protsesside kaardistamine, ehk siis vastata küsimusele, et mis on need vajalikud sammud, tegevused ja omavahel seotud siis protsessid, mille kaudu me neid eesmärke täidame ja vajadusi ja ootusi rahuldame. Ja tõepoolest protsesside kaardistamine on esimene samm protsessi juhtimise teekonnal, ehk siis üldse aru saada, mis toimub. Kaardistamine ise siis veel ei tähenda juhtimist, küll aga ta loob eelduse selleks, et on olemas nii arusaamine ühine, kes mida millal, kuidas teeb ja kuidas liigub informatsioon, andmed, otsustusprotsessid, et sellepärast on protsesside kaardistamine üks selliseid kriitilisemaid samme kogu kvaliteedi juhtimise teekonnal. Ja vähem oluline ei ole ka siis koostöö, partnerlus, ehk siis kui kõike ise ei oska või ei jõua teha, siis on vaja valida asjakohased partnerid, kes siis ka vastavad samadele nõuetele ja ootustele kui teie ise. Ja selleks, et tõepoolest teha siis juhtimisotsuseid, on vajalik tagasiside, ehk siis uurida, milline on rahulolu, millised on ootused, millised on muutunud vajadused ja selle info põhjal siis planeerida oma tegevuste täiustamist või parendamist. Ja kõige selle juures siis tänapäeva maailmas tuleb arvestada mitte ainult vahetute huvipooltega, vaid ka ühiskonnaga laiemalt, ehk siis jätkusuutlikkusega, mis tähendab nii majanduslike, sotsiaalsete kui ökoloogiliste aspektide silmaspidamist. Ja teatud ohud on meil ka siis sellel kvaliteediteekonnal, et kui meil on olemas hea plaan, eesmärgid, aga puuduvad siis meetodid või vahendid,
nende elluviimiseks, siis tekib esimene tõrge. Kui meil on olemas paigas ka protsessid ja süsteemid, siis järgmine oht on see, et kas meil on liiga suur bürokraatia, mis takistab paindlikkust ja muudatusi, või meil puuduvad igasugused andmed ja mõõtmise süsteemid. Kui meil toimub siiski ka mõõtmine, siis võib juhtuda, et me ei kasuta kas õigesti või õigeid meetodeid ja selle tagajärjeks võib olla liiga palju andmeid või siis jällegi vastandina informatsiooni kinnihoidmine, nii et ikkagi see tsükkel siis tervikuna hästi ei liigu. Aga järgmine samm on siis meeskonnad arutavad erinevate tulemuste üle, teevad ettepanekuid, aga kui neid parendusettepanekuid ellu ei viida, siis ka jällegi see terviktsükkel hästi ei toimi. Nii et igal siis sellel sammul seal PDCA tsüklis tuleks ka neid ohtusid silmas pidada. Ja kõige keskel on kindlasti organisatsiooni kultuur, mis siis peaks toetama kogu seda mõtteviisi ja kultuuri muutumine tegelikult ongi võib-olla siis kõige selline aeglasem ja keerukam protsess. Nii et tegemist on tegelikult lõpmatu teega, see PDCA tsükkel veereb lõpmatult täiuslikkuse poole ja soovin teile edu sellel teekonnal.